kas ka sina ei oska vahepeal otsustada, millist pastakuju valida? Siin videos ma teen puust ja punaseks, kuidas valida õiget pastat silmapilgult. Mina olen õppinud, et pastal ja pastal on suur vahe. 14 sentimeetrit, keskmine. Mõned pastasordid, nimesid ei hakka nimetama, on väga raskesti seeditavad, sellepärast et neid kuivatatakse hästi kõrgel temperatuuril hästi vähest aega. Versus näiteks sellised Itaalia pastad, mis on palju beežikama värvlusega, siis neid kuivatatakse mitu päeva ja seda on sul hästi palju kergem seedida. Ta on tekstuurilt parema maitsega ja õnneks Lidlis on kõik sellised Itaalia-pärased pastad ka sortimendis olemas. Mina jälgin alati ka, kas pastal on krobeline pind või sile. Mida ebaühtlasem pind, seda paremini võtab pasta kastet külge, siis see kastet voolab sinna pooridesse, kreem vallandub ja kui sa seda ammutad, siis käib plahvatus ja... läksin jälle üle piiri või? No ma näitan siis köögis. Kui on pasta, siis peab meeles, võta pakk, pane peeneks. Vali rõõmust tuju suru, lükka võiti õige kuju, juba oled prints Veneetsiast. Fussiini läheb kreemiks, väike pasta supi leeme, kohvi, orekete, bukatini, fettucciinid, juurdid ja hakupil, need voolavad veel geenis. Pole vahet palju teenid, kui sul pasta kodus keeb, juba oled õiges leevis. Okei, ma veidi ikka toonitan, lihakastud keera ringi pasta rigatooniga. Kuum kreenas pasta, tipub ka basiili, korra tšekan kõrva, keegi justkui filmiks. Aitab nüüd sest pastalaulust, hakkab juba piinlik, tõmbab hõlmad kokku, kuniks selle pildi killi. No lõpuks loeb see, mis sul endal rohkem maitseb. Kuid siis võib tekkida küsimus.